Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Oleme jõudnud 7. küsimuseni. See on terviseminister Riina Sikkutile ja küsimuse esitab kolleeg Kalle Grünthal. Palun. Aitäh, lugupeetud minister. Ma kõigepealt tahaksin teha teile ühe märkuse, et te kutsuksite korrale Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma, kes ütles siis Reporteritunnis Vikerraadios järgmise lause infraheli kohta, et kui üldine kuuldav müra on normi piires, siis see on infraheli ka normi piires. See on ilmselge füüsikaseadustega vastuolev valeinfo ja sellist asja ei tohi levitada. Tartu Ülikooli füüsikus doktorandid hoidsid 2 käega peas sellest kinni. Küsimus on tegelikult, nüüd ma olen küsimuse juurde. Küsimus on selles, et tegelikult Eestil puudub teadmine infraheli kahjuliku mõjude osas ja see tuli välja 2. detsembri sotsiaalkomisjoni istungil, kus ei olnud rahvatervishoiu seaduses mitte ühtegi viidet tuulikute poolt tekitatud infraheli ja üldse müra kohta. Olid seal diskosaalid, ventilatsioonid, klubid, katlamajad ja kõik, aga seda ei olnud. Nüüd on tekkinud olukord, kus näiteks seega ta ütles ära, et Eestil puudub, Aive Telling ütles ära, et Eestil puudub teadmine. Praegusel hetkel on nüüd probleemid selles, et Saarde tuulepargis, mis on siis püsti olnud 1 aasta ja 6 kuud, on 20 inimest esitanud kaebused selle kohta, et need tuulikud tekitavad neile probleeme, tervisehäireid. Ja selle kohta on siis ka esitatud, siis Utilitas on teinud Saarde tuuletargi osas tellinud Terviseametilt siis uuringu. Minu küsimus on nagu selles, et kuidas me saame üldse neid uuringuid teha, kui me ei tea, Eestil puudub teadmine selle osas. Ja nüüd ma tahaksin teada, et millise aparaatidega seda mõõdetakse, milline on see mismoodi seda mõõdetakse, sest siin on ka, kus asetseb mikrofon, kus ütleme, kus suunas suul puhub ja nii edasi. Andke selle kohta palun täpsemat teavet. Aitäh. Ja aitäh küsimuse eest. Sotsiaalministeerium tõesti kehtestab igasuguste füüsikaliste ohutegurite piirväärtused. Näiteks müra, ultra- ja infraheli, vibratsioon, ka mitteioniseeriv kiirgus, aga tuulikute puhul lisaks räägitakse ka näiteks varjutamise mõjust, et kui tuulikud on päikese suhtes teatud nurga all, siis selline vilkuv päikesevalgus võib inimest häirida. Kõigi nende aspektide osas nii Kliimaministeerium kui Sotsiaalministeerium võtavad inimeste muresid tõsiselt. Ühelt poolt on näiteks müra, midagi sellist, mis on tuttavamad, mille kohta kaebusi on sagedamini, ka liiklusest tuleva müra puhul, kus seadmed on olemas, teadmised on olemas, Eestis on mõõtmispraktika olemas. Nii et seal ka on lihtsam kinnitada seda, et jäädakse normide piiresse. Nüüd koos Kliimaministeeriumiga tuulikute keskkonnamõju hindamise analüüs ja juhendmaterjal teiste riikide, Saksamaa, Soome, Taani, Läti ja Leedu praktika põhjal on valmimas 1. kvartalis sel aastal. See hõlmab nii müra kui infraheli, aga ka vibratsiooni, varjutust ja seda saab võtta aluseks siis tulevase piirnormide seadmisel ja hindamismetoodika väljakujundamisel. Seda, et järelevalvet teeb Terviseamet, see on tõsi. Neil on erinevad seadmed, kui on teemad, millega on sagedamini tegeletud, kus on rohkem kaebusi, seal on olemas akrediteeritud seadmed ja välja koolitatud inimesed. Infraheli mõõtmiseks seade on olemas, akrediteeringu saamisega tegeletakse, sisse on tulnud 3 kaebust, nii et on võimalik teha esialgseid mõõtmisi, aga akrediteeritud seade ja kohtus nende mõõtmistulemuste kaitsmiseks on vaja teha täiendavaid pingutusi. Kuna akrediteeringu andmine on pikem protsess, siis ma ei oska hinnata, millal see valmis saab, aga me räägime umbes aastasest protsessist. Lisaks järelevalvet riikliku järelevalvet Terviseamet tegeleb pöördujatega. Nüüd kahjuks tõepoolest selle aasta või ma ei tea, paari jooksul tulebki arvestada, et Eesti võimekusel on piirid, aga see ei tähenda, et me ei võtaks pöördumisi või kaebuseid tõsiselt. Koostöös Kliimaministeeriumiga täiendatakse järjest kerkinud küsimusi, antakse neile tõenduspõhiseid vastuseid
ja esimeses kvartalis tellitakse teadlastelt ka kokkuvõte viimastest tuuleparkide tervisemõjude ja häiringute kohta tehtud uuringutest, et oleks meil ülevaade olemas kõige viimastest teadmisest, samal ajal, kui on võimalik mõõta Eestis reaalseid tulemusi. Sotsiaalministeerium ajakohastab infra- ja ultraheli piirnorme, see on rahvatervishoiu seaduse rakendusakt, see läheb kooskõlastamisele esimese poolaasta jooksul ja see sisaldaks ka kehtivate piirnormide asjakohasuse analüüsi ja vajadusel ettepanekud piirnormide muutmiseks, arvestades viimast teadust. Kalle Grünthal, täpsustav küsimus, palun. Te lugesite üles siin erinevad probleemid, siin ütleme, kahjulikest mõjudest. Minu meelest jäi nimetamata üks väga oluline asi veel, see on jääheide. Ehk siis, kui tuulikutiivad jäätuvad ja ühel hetkel siis hakkab tööle, siis on see ohuraadius on 2 selle tuuliku pikkust. Nii et selles osas pole veel sõnagi rääkinud. Küsimus on aga ikkagi selles, et mis saab nüüd nendest, jah, ta oli 3 kaebust, need põhimõtteliselt ütlesid õigesti, kuigi üks kaebus on kollektiivne, kus on esitanud siis 10 inimest, nii et see probleem ei ole ainult seal paari inimese osas. Edasi, ma ei saa aru praegu seda teie lähenemist asjale, rahva tervishoiu seadus, mis peab tagama nii-öelda inimese ohutu elu igas Eestimaa nurgas ja selles ei ole tuulikutes mitte sõnagi. Need uuringud alles tulevad, alles teie valmistate need materjali ette, aga tuulikuid pannakse püsti, kogu aeg pannakse püsti, ehitatakse. See on ju, ega siis, mis te arvate, et niimoodi ei saa ju inimestega käituda. Me ei ole teinud kindlaks ohuallikat, ohu suurust. Ega siis see, et infraheli ei ole nähtav, see ei tähenda, et ohtu ei ole. Radioaktiivne kiirgus on täpselt samamoodi, ei ole nähtav, aga ometi on ta tappev. Et miks te rakendate sellist poliitikat, kus te tegelikult reaalselt inimeste tervishoiust Eesti loodusest ei hooli? See on nagu üks asja küsimus ja juhin tähelepanu, teie mõõteseadmed, mul on väiksed andmed olemas, ei mõõda infraheli sagedust hertsides alla 10 hertsi. Ehk siis, mis kuramuse seade see on, millega te hakkate mõõtma neid sagedusi allapoole 10 hertsi? Aitäh! Ja aitäh, teil on õigus, on vaja ka uut seadet. Nüüd, miks me läheme edasi nii tuulikute rajamisega? Neid tõepoolest rajatakse Euroopas mitmes kohas, küsimused on üleval, mõõtmiseid on tehtud, meil ei ole infot, et oleks tegelikult tervisele ohtlikku mõju. Müra puhul tuulikud, eriti uuemad tuulikud, nad on küll võimsamad, aga väga selgelt tegeletakse sellega, et müra oleks vähem. Eestis liikluse müra on, ma ei tea, siis piirnormi lähedal või üle selle 84% Tallinna elanike ja 70% Tartu elanike jaoks. Liiklusmüra on enamike inimeste jaoks tugevam, häirivam kui tuulikute müra. Et tuulikust 2 kilomeetri kaugusel elava inimese jaoks tuulikumüra on väiksem kui liikluses 100 meetri kaugusel autodest. Infraheli puhul on tegelikult see olukord veel, ma ei taha öelda positiivsem, aga infraheli tekitavad tuul, merelained, autod, südamelöögid, verevool organismis ja muidugi ka erinevad seadmed. Nüüd 25 meetri kaugusel merepiirist või 70 meetri kaugusel autoteest on see infraheli umbes samasugune nagu turbiinist, ma ei tea, siis 70 meetri kuni kilomeetri kaugusel. Need suurusjärgud teiste infraheli meie ühiskonnas tekitavate seadmete või organismide või loodusnähtuste vahel, seal sellist erinevust ei ole. Ja nüüd tugeval infrahelil võib tõepoolest olla pearinglust, iiveldust või peavalu tekitav mõju, aga selline heli tugevus ei ole tuulikute puhul realistlik. Nüüd teiste murede puhul, näiteks vibratsioon. Vibratsioon on mure eelkõige tuuliku rajamisel, sest tugev vibratsioon ei võimalda sellel tuulikul kasuliku eluaja jooksul püsti olla. See kahjustab konstruktsiooni, pinnast ja tuulik ei pea
neid aastakümneid elektritootjana vastu. Vibratsioon on raudteel, autoteel, maanteel tugevam kui tuulikute puhul, sest see on ehituslik küsimus, mis tuleb ära lahendada. Nii et kui keegi tunneb rongi möödudes, et maja rapub, tuuliku lähedal sellist olukorda tegelikult olla ei saa. Elektromagnetvälja puhul, mis on sageli üles kerkiv probleem, siis elektrit tootva seadme kõrval umbes 1 meetri raadiuses võib olla elektromagnetväli üle piirnormi, aga see on 1 meetri raadiuses. Mõnesaja meetri kaugusel on mõju juba olematu, et kui sa tuuliku sellest turbiinist oled mõnesaja meetri kaugusel, aga eluasemeid tavaliselt mõnesaja meetri raadiuses turbiinist ei ole. Samuti nii varjutamise kui teiste küsimuste puhul keskkonnamõju hindamisel tuleb kõiki neid aspekte arvesse võtta, tuleb tõsiselt võtta ja tuleb tõsiselt võtta ka seda, et inimese mure oma tervise pärast juba tekitab stressi. Aitäh! Küsimus läks kindlasti väga tehniliseks, aga minister on tubli, ta oli pingutanud ja valmistunud hästi. Aga see ei tähenda, et me kõiges ühte meelt oleme. Ja lisaküsimus, Mart Maastik, palun. Suur tänu, härra eesistuja, hea minister. No infrahelist rääkides on ka teada, et seda on kasutatud või on uuritud seda kui sõjarelva. Ja 80ndatel aastatel Ameerika Ühendriigid tegelikult investeerisid päris suuri summasid selleks, et siis vastast, kes oleks siis vastaskaavikutes, saaks mõjutada infraheliga. Iseenesest oli see päris palju tõotav ülesanne või niisugune vahend, aga vastusena öeldi, et mõju inimestele oli liiga juhuslik, et mõned potentsiaalsed sihtmärgid on tõsiselt nõrgestatud, teised nii mitte väga ja otsustati sellest loobuda. Kuid kolleegi küsimustele nagu laiendades seda küsimust, et samas on ju teada seda, et meretuulikute puhul siis nende tuulikulabade pealt eraldub päris arvestatav kogus siis ka mikroplasti, mis on iseenesest ka väga suur probleem praegu ja on olemas, teadlased uurivad seda mikroplasti koguseid meres ja see läbi siis nende organismide, kes seda alla neelavad, kas siis kalad või mingid krevetid või mida iganes, jõuab siis lõpuks ka inimeste organismidesse, see on samamoodi probleem. Tegelikult kogu see jutt, miks sellest räägitakse nii palju, on ikkagi seotud sellega, et tahetakse rajada Saaremaa lähistele seda meretuuleparki, mis on ju ilmselgelt hirmkallis, majanduslikult täiesti põhjendamata, sest et ta on kordades kallim ehitada kui maatuuleparke. Halb on ka see, et need tuulikud asuvad rannikust ainult 10 kilomeetri kaugusel ja kuna meri ei takista neid ei infraheli ega müra, siis ta on nende rannikul elavatele inimestele tõsiselt ohuks ja katsejäneseks olemine, et äkki läheb õnneks, ei ole ilmselt kellelegi meelt mööda. Ja siit ka küsimus, et kas valitsus võiks mõelda selle peale, et tegeleme mõistlike asjadega, et me ei raiska riigi raha ja ei tekita elektrienergia hinda ja nii kõrgele ja loobume juba eos nendest selle asemel, et jätkata kogu aeg nende protsessidega. Samas, kui te ütlesid, et akrediteeringu saamine ainuüksi mõõteriistale on pikk protsess, vähemalt aasta, aga samal ajal käib eriplaneering juba kõrgepingeliinide rajamiseks Saaremaa. Aitäh. Ja aitäh. Nii nagu ka teie küsimuses peegeldab, et see on oluline inimestel, kes elavad laiemalt piirkonnas, kuhu tuulikuid rajatakse, on see siis maale või merre. Seega kaasamine, inimeste osalemine, et nad saaksid ka asukohta tuulikute puhul valida, on väga tähtis. Samas ka praeguse info puhul, kui me võrdleme tuulikute tekitatavad müra, infraheli, mikroplasti koguseid, nende tegevustega, mis meil toimuvad mujal ühiskonnas, on need siis vibratsioon raudtee ääres versus tuuliku kõrval, infraheli, ma ei tea, lennuväljal versus tuuliku kõrval, mikroplast, et see mõju, on see siis saastele või kummi või plastiosakuste maailma sattumisel, keskkonda sattumisel, et on need kingatallad, naastrehvid või tuulikulabad, et see mõju tuulikute puhul on igal pool hinnatud madalamaks kui ülejäänud tegevuste puhul, mis meil ühiskonnas toimub. Et kahtlemata ka täiendav igasugune saaste on midagi, mida tuleb tõsiselt võtta, analüüsida, me peame sellest mõjust aru saama, aga tervisele ohtlikku ükskõik millist füüsikalist tegurit või saaste elementi, mis on seotud tuulikutega, ei ole mulle teada.
ja seetõttu me võtame tõsiselt inimeste kaebusi ja valeinfo levitamist ja seda, et tekitada stressi, mis on seotud, on need uued tehased või tuulepargid, mida rajatakse, ja tuleb teha ka Eestis mõõtmised ja luua Eesti inimestele kindlus, et tegelikult me teame, mis see tervisemõju on ja me saame kindlusega öelda, et see on ohutu. Aitäh! Suur tänu!